kellele meist ei meeldiks maaklerid või siis vastupidi, kellele meist meeldiksid maaklerid? Miks meil neid ikkagi vaja on ja miks nad meilt nii palju raha küsivad? Kõik on suhteline, et maaklerid peavad ju oma töö eest tasu saama, nagu me kõik, kes me teeme ükskõik mis tööd, saavad tasu. Iga aasta valib Eesti kinnisvaramaaklerite koda enda liikmete seast ühe parima ja silmapaistvama maakleri. Sel aastal osutus valituks Reelika Tammemäe Kadak. Mis teeb ühest maaklerist parima maakleri? Ma usun, et ongi see järjepidevus, mis on meie edu võti, on see, mida sa pead kogu aeg hoidma ja treenima ja... Pealtnäha on maaklerite töö igati glamuurne. Mis on aga see, mis avalikkuse eest varju jääb? Olen igasuguseid siiutuid ettepanekuid saanud kuskil korterites. Siis lisaks oma tööl olen pidanud tegelema igasuguse koristusega, näiteks mingisuguseid okseseid vaipu kinni, ütleme siis kokku rullima. Kui juba lugude jagamiseks läks, oleks õige ka koduotsijate veidrused avalikkuse ette tuua. Üks võib-olla selline kõige meeldejäävam on olnud üks reaalne klient, kes tuli mulle Soomest, tuli Kalamajja ühte korterit vaatama ja korter väga sobis, aga enne nüüd ostuotsuse mulle teatamist soovis ta veeta korteris prooviöö. Esialgu tundus see ettepanek mulle natuke imelik, mõtlesin, kuidas seda nüüd organiseerida, omanikule seletada, aga kuna korteris kedagi parasjagu ei elanud ja omanik oli selle mõttega päri, siis inimene tõepoolest võttis õhtul oma hambaharjad ja esmahügieenitarbed kaasa, läks korterisse, veetis seal ühe toreda öö ja hommikul teatas siis, et kõik sellised nii-öelda vaibid olid õiged ja oli valmis siis selle korteri ära ostma. Kas tõesti soovis härrasel üksinda ööd veeta ja nii kaunist maaklerit kaasa ei kutsunudki? Tema esialgne hääletoon prooviöö veetmiseks oligi suunatud justkui nagu nii-öelda mulle, siis ma esialgu olingi kogelema, aga kui jutt läks nii-öelda viisin jutu kinnisvarale edasi, siis selgus siiski, et ta tahtis seda prooviööd just nii-öelda korteriga veeta, nii et... Miks meil aga ikkagi maaklereid vaja on? Seda eriti ajal, kus igaüks saab oma korteri pildid ise internetti üles laadida. Seesama juriidika on hästi oluline ja sealt tulevad nad väga paljud nüansid, et tegelikult üks hea maakler, tema selja taga on kindlasti üks väga hea juriidiline tiim ka. Lõpetuseks ei saa aga küsimata jätta kõige olulisemat. Kas hetkel tasub kinnisvara müüa või hoopis soetada? Ma arvan, et täna on päris hea aeg müüa, et need, kes osta tahavad, need võivad natuke oodata.